Aitäh, et te leidsite aja, et osa võtta infotunnist, kus ma räägin teile siis projektide elluviimisest. Ja mina olen Jaanika, olen õppeõdede projektijuht, et kindlasti olete osad teist minuga juba nii meili kui ka telefoni teel suhelnud, et oleme juba tutvunud. Sain veel sisse. Ja millest me siis täna räägime? Et räägime sellest, kuidas siis projekti läbi viia, kuidas tegevusaruannet ja kuluaruannet koostada ja mõningatest põhimõtetest, mida peaks projekti elluviimisel jälgima. Esmalt tahaks näidata sellist toredat kaarti, kus on näha Tallinna linnalt toetust saanud aastate jooksul õppejad. Pilt on kirju, siin on ka eraasutuste õppeaiad, mis tegelikult kuuluvad siis teise taotlusvooru, aga põhimõtteliselt nad kuuluvad ju ka õppeõdede hulka. On näha, et väga aktiivsed on olnud eelkõige lasteaiad ja sõimed, mida on siis kokku 113. On palju ka koole, noortekeskusi, mõned kultuuriasutused ja hoolekandeasutusi. Et ma siis väga vabandan, kui ma tihti räägin lastest või õpilastest, sest tõesti enamus õppeaiad on siiski sellised õppeajad, kus toimetavad õpilased ja lapsed. Aga jaa, et meil on ka hoolekandeasutusi ja kultuuriasutusi, kus ka täiskasvanud õpihimulised inimesed toimetavad ja seda külastavad. Ja jooksvalt võite esitada mulle küsimusi, et lihtsalt avage oma mikrofon. Kui te mulle kirjutate, siis ma ei näe, aga näiteks kui te kasutate seda käetõstmise funktsiooni, siis ma seda näen. Nii et võite vabalt vahele küsida, ja ka lõpus võite küsimusi küsida. Ja see, millest me lähtume, ei ole see, mis minu peas on. See on kõik kirjas Tallinna linnaasutuste õppeõdedele rahaliste vahendite eraldamise korras, mida te saate ise ka lugeda, kui te millestki kahtlete. Ja nagu ikka, igal projektil on aruanded, on tähtajad, millest ma väga palun kinni pidada. Ja selleks ajaks peaks täitma siis nii kuluaruande kui ka tegevusaruande. Ja seda siis hiljemalt 30 päeva pärast projekti lõppu selles samas siseteeninduskeskkonnast, kus te ka selle projekti taotluse esitasite. Et loomulikult saab tähtaega pikendada, kui selleks on tõesti selline mõjuv põhjus, ja teete avalduse, aga soovitan siiski seda aruannet täita jooksvalt projekti jooksul, seda saab teha, kõik andmed sinna salvestada, et see on kõige mugavam ja kiirem, et siis teil on kõik hästi meeles ja kõik ei jää sinna lõppu viimasele hetkele, sest eks me keegi ilmselt ei taha sellel pühade ajal neid projekti aruandeid nii läbi vaadata kui ka neid kirjutada, et ärge siis palun jätke viimasele hetkele. Ja projekti tegevuste läbiviimisel me lähtume siiski keskkonnahoidlikest põhimõtetest õppeõdades. Ma usun, et enamik teist tegelikult seda väga silmas peab ja te olete heaks eeskujuks lastele, kes neid teadmisi endaga kaasas kannavad, kaasa võtavad. Aga alati on ikkagi hea meelde tuletada mõned sellised põhimõtted. Ja siin ma toongi välja kõige olulisemad, et väldiks ebavajalike materjalide kasutamist, näiteks ühekordseid tarvikuid. Ja Moonika. Kuna ma eeldan, et te tekstiga vist jõuate alles sinna, aga kui siin on see, et vältida tarbetuid pakendeid,
et kuna meil on ju tegelikult kohustus osta odavamat asja, siis näiteks sellesama mulla peal mina hetkel olen vaadanud, et 60-liitrine pakendatud kott on odavam kui lahtine muld osta. Ehk et siin on natukene nagu ebakõla ja ma tegelikult pean ikkagi valima need pakendid, sest see on odavam. Selles suhtes, et tegelikult ma võin kohe teile öelda, et meie poolt küll ei ole seda tingimust, et te peate valima odavamad ja minu teada ka Tallinna linnal ei ole seda tingimust, et peab valima kõige odavama pakkumise, sellepärast et kui teil on näiteks enda poolt seatud ka tingimused, et teie tahate vähem pakendit, on ju, või siis näiteks te tahate kvaliteetseid tööriistu, et ei pea tegelikult olema. Ma arvan, et see on ka selles mõttes ka müüt, et peab olema odavam pakkumine, et selles mõttes meie ju tegelikult neid pakkumisi ei vaja, et milline on nagu odavam pakkumine. Ja Liina? Oota, ma siis küsin korra üle, kas ma saan õigesti aru, et selles suhtes, kui linn on nagu ette näinud, et me peame korraldama hanked, nagu selles suhtes tegema selle ostumenetluse ja küsima neid 3 hinnapakkumist, siis selle projekti jaoks neid hinnapakkumisi tegelikult vaja ei ole, et piisab, kui on ainult 1 või? Ja selles suhtes te peate lähtuma nendest põhimõtetest, mis kehtivad teie asutustele, aga meie kui Keskkonnaamet ja Tallinna linn teilt selle projekti aruandes ei nõua neid pakkumisi. Et seda te teete enda jaoks ja selles suhtes alati on nii, et kui te panete kui teil nõutakse siiski neid tingimusi, kuna ma ei tea, kui palju teilt nõutakse, siis alati on võimalik panna ka lisatingimustesse, et eelistame toodet, kus on vähem pakendit. Ja siis ei ole ainult hind selleks põhiliseks määrajaks, vaid tegelikult hoopis midagi muud või siis näiteks keskkonnahoidlike materjaliga siis eelistame. Et see on võib-olla ja natuke nagu müüt ka, et kõige odavam peab olema, sest lõppkokkuvõttes kõige odavam ei ole ikkagi kõige odavam, kui seda asja peab igal aastal näiteks uued töövahendid soetama. Ma loodan, et ma vastasin teile. Ja, minul on kõik okei. Siin on veel käsi püsti mõne. Ja. Liina Marrak olen, et tegelikult linn on öelnud üsna üheselt, et hinnakriteeriumiks on odavam hind valikukriteeriumiks. See on ka näiteks linna nüüd haljastuste hoolduse ja rajamise dünaamilise hanke üks põhimõtteid, kus on öeldud, et ainuke hindamiskriteerium on hind. Et tegelikult me oleme pidanud alati lähtuma ikkagi hinnast, et see keskkonnahoidlikud põhimõtted on ka nii-öelda kirjas, et peaks nagu sellest lähtuma, aga esmane on olnud ikkagi hind. Ja, ma ise olen ka selles suhtes teinud ostumenetlusi linna alt ja olen ikkagi suutnud ka panna sinna sisse näiteks ongi tingimused, on ju. Näiteks kui te panetegi tingimusena selle, et ma toon selle mulla näite näiteks, et a la, et ostame big bagides, on ju, või siis lahtist mulda, siis te võrdlete neid odavaid pakkumisi siis nende olemasolevate tingimuste raames. Aga jah, et kui te panete ainult, et odavaim pakkumine, siis ei ole midagi teha. Et tegelikult nendesse endale seatud tingimustesse saab ka panna kirja. Et näiteks ka see, et saab, kui sa näiteks mulda soetad, on ju, siis sa saad panna nagu ju lisatingimusi ka, on ju, et näiteks, kes kasutab näiteks seal pikeerimismulda, et need on ju ka need lisatingimused, et sa ei pea ostma ju kõige odavamat, vaid nii-öelda selles seatud tingimustes kõige odavamad. Et see ongi see lisatingimuste seadmine. Ma loodan, et ma nüüd vastasin sellele. Ja.
Ma küsiksin siiski selle mulla ja nende 60-liitriste kohta, et kui mul on nagu väiksemad lapsed ja aed nagu mitmes territooriumi osas, et kas ma võin siis osta neid 60-liitriseid kotte või tegelikult nagu üldse ei tohi? No selles mõttes, et noh, ikkagi iga asjaga on tõesti see, et kui see on nagu põhjendatud, on ju, et tõesti on väga väikesed kogused, on ju, ka see, et noh, näiteks see ongi see, et te peate ise neid tassima või kuidagi, et teil ei ole nagu, või siis näiteks mingites lasteaedades võib-olla on nii, et sellel nii-öelda mulla toomise masinal ei ole võimalik sinna aeda isegi ligi pääseda, isegi kui te sooviksite lahtist mulda osta, siis see kõik on täiesti arusaadav, et selles mõttes meie ei hakka, see on ikkagi võimaluse piires, et ikkagi peab ju arvestama sellega, et te ju noh, nii-öelda endale haiget ei teeks selle tassimise kõige täigus, et ikkagi see. Ja kas on veel mõni küsimus või siis vaatame veel üle? Nii, ahah. Et jah, siin siis juba jõudsin ka sinna kohta, et saate siis, et eelistage meie poolt ikkagi oleme väga palume, et eelistaksite kvaliteetsemaid tööriistu ja vahendeid. Noh, siin on jälle seesama, et saate neid lisatingimusi seada ja kodumaiseid taimi, vastupidavaid sorte, just nende püsikute puhul, et need peavad paremini meie talvedes vastu, on ikkagi kindla peale minek. Siis seda on ka väga hea meel näha, et juba enamik õppeaedades toimub komposteerimine ja väga paljudes kogutakse vihmavett, et komposteerimisel on mõned üksikud erandid, kes seda ei tee. Aga ja, et see on väga hea. Need on ikkagi sellise jätkusuutliku aia sellised võtmeelemendid ka. Ja kuna tegu on ikkagi õppeaedadega, kus enamasti toimetavad lapsed ja nende ohutus on ikkagi väga oluline, siis vältige keemilisi kaitsevahendeid ja kasutage looduspõhiseid lahendusi, et see on väga edukalt kasutatakse looduspõhiseid lahendusi, toimivad. Kui teil on selles osas mingeid küsimusi, siis jooksvalt projekti jooksul ka, kui tekivad mured, saate minu käest küsida ja kui ma ei oska vastata, ma saan spetsialistide poole pöörduda, kes seda valdkonda väga hästi tunnevad. Nii et ma usun, et koostöös leiame sellised head lahendused. Nii, ahah, nii on veel liitujaid, laseme nad ka sisse. Nii, ja koguge jäätmeid liigiti, mis aias tekivad. Ja kui võimalik, ikkagi kasutada kohalikke tooteid ja teenuseid. Et siin oli rõõm näha ka, et oli näiteks projektitaotlustes ikkagi ei olnud valitud kõige odavamaid kasvuhooneid, vaid kvaliteetseid Eestis toodetud kasvuhooneid, et siiski paljud asutused saavad teha selliseid keskkonnateadlikke otsuseid. Nii. Ja tegevuste elluviimisel siis arvestage ikkagi seda, mis te olete projektitaotluses kirja pannud. Et ütlen veel kord edasi komisjonipoolsed kiidusõnad, et nad ütlesid, et iga aastaga on projektide tase aina tõusnud. Nii et ja, et kui te teete seda nii, nagu te olete projektis kirja pannud või me omavahel oleme kokku leppinud või nii, nagu me kooskõlastamise käigus teeme, siis usun, et need projektid on väga toredad ja täidavad oma eesmärke. Nii, ma vaatan igaks juhuks, et kas keegi on ooteruumis ootamas. Ei ole. Nii. Ja siis ongi, et
arvestage siis eesmärke, indikaatorid. Väga oluline, et te juba projekti käigus paneksite kirja osalejate arv, mida on pärast tegevusaruandes meile vaja esitada. Nii aias toimetavate õpilaste, laste arv, vabatahtlike, lapsevanemate ja juhendajate arv. Et need on sellised kohustuslikud elemendid. Ja siis tegevusi ja nende ajakava. Ja palun jagage oma tegevusi siis teiste õppeaedadega ka, et me saaksime üksteist inspireerida. Selleks meil on Tallinna linnaasutuste õppeaedade Facebook grupp, millega saab liituda. See on praegu privaatne grupp, et kõik, mis me seal jagame, me jagame selle grupi sees, et seda siis teised väljaspool gruppi ei näe. See on muidugi ka küsimus, et kas te tahate, et see nii ka jääks või praegune variant teile sobib. Me oleme väga tänulikud, kui te mainite ka toetajad, et võimalusel. See ei ole kohustuslik õppeaedadele, et ei pea selleks eraldi tegema mingid üleliigseid plakateid või midagi, et seda me kindlasti ei palu. Aga kui teil on juba näiteks mingid teavitusmaterjalid ja infokandjad planeeritud, siis seda küll ma palun et te paneksite sinna ka Tallinna linna näiteks logo võimalusel. Ja seda saab siis tõmmata alla siis nendelt linkidelt, mis ma siin jagan. Ja et heledal taustal siis sinist jagada ja tumedal valget. Ja vabalt võib ka lihtsalt sõnadega kirjutada. Näiteks kui teil on blogi, sinna lõppu, et õppe rajamist, arendamist toetas Tallinna linn või siis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, et ei ole vahet, kumba te kasutate. Ja loomulikult võib ette tulla projekti tegevustes muudatusi, et kõik ei lähe nii plaanipäraselt. Kevad algab hiljem, on pikalt külmad ilmad, mingid tegevused jäävad ära, kas eestvedaja puudumisel või siis näiteks tegevuste sisu mingil määral muutub, õppeprogramm muutub, juhendajad muutuvad. Et see on kõik loomulik ja see on täiesti arusaadav. Ja mida ma ise ka ikkagi soovitan, et kui te näete, et kogu see tegevus kuidagi läheb ka ühtede väheste inimeste nagu õlule, siis ikkagi aidake üksteist, proovige ka lapsevanemaid kaasata, et see õppeaia eestvedamine ei jääks ainult väheste inimeste õlule. Et see on ka selline oluline jätkusuutlikkuse osa, et see tegevus oleks ka kestev järgmistel aastatel. Ja tegevusaruanne on ka oluline nii meile kui ka teile, et projektis oleks selline aus ja sisukas analüüs, et mis eesmärgid said täidetud, millised mitte, millised tegevused said ellu viidud või siis mis põhjustel. Tooge aga välja mingid asjad, mis näiteks väga lastele meeldisid, mis olid väga edukad asjad, et selle kõik saate sinna kirja panna. Et see ei pea olema pikk, aga selline sisukas. Ja kõik lahtrid peaks ära täitma. Ja lisamaterjalidena väga oluline on, et te lisaksite siis fotod aiast või tegevustest või siis ka näiteks viite. Võib vabalt olla seda, et näiteks teil on blogi, kus on sees pildid ja sellest ka täiesti piisab, et siis ei pea neid pilte enam sinna dubleerima. Ja et siin tahan kiita ka, et kui tegevusaruandeid vaatasingi, siis väga toredad tõesti olid blogid ja need pildid ja väga tore oli neid lugeda, et mida te kõike tegelikult seal õppeaias teete. Ja räägin ka natuke toetuse kasutamisest, et kõik kulud peavad siis olema tehtud hiljemalt aruande esitamise tähtajaks. Palun kasutage raamatupidamises õppeaedade toetusega seotud fondinumbrit, see on väga oluline, et siis me kohe näeme kõiki neid kulusid, mis on tulnud, et siis see on õiges nagu fondis ka kirjas. Ja meie ei sea tingimusi, kust te peate neid vahendeid soetama. Küll aga te peate lähtuma siis nendest õigusaktidest, mis siis kehtivad teie asutusele ehk siis linna
Tallinna linna raamatupidamise eeskirjadest ja hankekorrast. Et siis jah, oma finantsasutustega peate selles osas suhtlema. Ja nagu juba toetuste esitamisel silmas palusin pidada, on see, et me kasutaks toetust sihtotstarbeliselt, et taimed olgu siis söögi- ja tarbetaimed, et jah, et lihtsalt sellist iluaiandust või haljastust see toetusmeede, see ei ole selleks mõeldud. Ja ametil on õigus nõuda tagasi kasutamata jäänud rahalisi vahendeid, kui summa ületab 100 eurot ja on täiesti lubatud seega, et võib toetusest loobuda või siis näiteks toetus osaliselt või täielikult tagastada, et mis iganes võib juhtuda, et kas näiteks toimuvad mingid ehitustööd, et ei saagi enam aeda pidada või mingid muud ettearvamatud sündmused. Ja muudatusi võib projektis teha, et väiksemaid muudatusi ei pea kooskõlastama, ei pea iga sendi täpsuse ja euro täpsusega jälgima neid kuluridasid, et ikka ongi see, et kas hinnad erinevad, planeeritust mingid asjad maksavad rohkem või näiteks taimede peale kulus rohkem raha, aga näiteks tööriistade peale läks vähem raha või vastupidi. Et see kõik on loomulik ja ma loodan, et teil on ka kuluarvanud sel aastal lihtsam esitada, sest ma katsusin teha nii, et me proovisime võimalikult vähe kuluridasid teha, et siis teil on ka lihtsam, kui teil ei ole see kuluaruanne nii välja kirjutatud, sest kuna te olete linnaasutus, siis me tegelikult ju näeme ka, mis kulusid te olete teinud, mis summas, et te olete need kulud teinud tõesti. Ja omafinantseering ei ole meil kohustuslik, aga seda võib panna ja see võib ka muutuda. Nii et pange kirja, et see on siis, sinna läheb ka vabatahtlik töö, kuskilt mujalt soetatud taimed, seemned, et seda on ka hea silmas pidada, et saada seda pilti, et kui palju tegelikult rahalisi vahendeid selle aia nagu pidamiseks tegelikult kulub, mitte ainult toetusest, vaid ka omavahenditest. Ja andke teada, kui teil on vaja teha suuremaid muudatusi. Ja kuluaruandet esitades siis tuleb meile esitada kuludokumendid, kas arveleping, kassatšekk ja omafinantseeringu kohta me mingeid kuludokumente ja maksekorraldusi ei vaja. Ja küsige julgelt, kui teil on küsimusi. Ja ma kindlasti tahaks juba siis kevadel ja suvel hakata teie aedasid külastama, ma väga ootan huviga seda, et siis kohtume. Igasse võib-olla 91 õppeaega võib-olla ei jõua, tahaks jõuda võimalikult paljudesse. Ja siis jah, liituge siis meie Facebooki grupiga ja lisamaterjale saate siis linnaaianduse lehelt, kus on ka tegelikult need õppematerjalid nii õppeaedadele, et külvamisest, istutamisest, kõigest, et seal on päris häid materjale. Jah, ja minule võib siis julgelt helistada, mulle kirjutada, kui teil tekivad mingid küsimused, mured, soovite nõustamist. Kaja soovib küsida, need ma ei näinudki. Jaa. Tere! Ja ma igaks juhuks küsin, et olen Iru hooldekodust finantsist Kaja Pähkel, et oma finantseering on siis justkui nagu vabatahtlik, et kui vaja ei ole selle aia jaoks, et siis justkui ei pea mingeid lisakulusid tegema või? Jaa, see on vabatahtlik, et meil oli ka, kui me projektitaotluse hindasime, siis me ütlesime ka, et see oma finantseering on nagu soovituslik ja see annab projektile nagu plusspunkte, aga see ei ole kohustuslik absoluutselt. Aga muidugi, kui teil on neid oma finantseeringu asju, siis ka on tore neid kirja panna, aga jah, see ei ole kohustuslik kuidagi. Arusaadav igaks juhuks. Aitäh! Ja palun.